tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Tänane teema on šokeeriv uudis, mis raputab teie maailma. Nii, vaatame. Šokeeriv uudis, mis raputab teie maailma. Proovime teha teie energia, et vaatame, mis energiatest te praegu olete, jah. Proovige tajuda, kas see käib teie kohta. Vaatame, mis energiatest te praegu olete. Teil on palju tuleenergiat. Kas teie elus on praegu tähtis keegi meesterahvas, kelle poole te väga tahaksite minna, liikuda? Siin võib olla isegi 2 meest, üks on noorem, teine on vanem. Aga te ei taha ka sellest loobuda, mis teil praegu on. Aga mõtlemine kellegi mehe peale, siis tuleb välja, et te mõtlete keegi noorema mehe peale ja see toob teile naeratuse näole, teil on hea olla, et te tunnete, kuidas teie saatus hakkab muutuma. Et kohtumine selle noore inimesega muudab teie saatust. See on see praegu, mis energiat teil on, mis praegu teie elus toimub. Ja samas võivad selle vanema mehega teil olla praegu vaidlused. Võib-olla selle üle, et kas teie vahel on üldse armastust või ei. Kui te lähete õhtul magama, siis te olete sellest vaidlusest päris väsinud. Võib-olla mees süüdistab teeb selles, et te teda ei armasta, eks ole. Aga tee viib teid kokku kellegi inimesega, kes teid aitab, kes on teile abiks, kas juhendab või aitab kuidagi. Sest teil on vaja edasi näha, kuhu te edasi liigute ja teile antakse selles abi. Teil tõesti teid aidatakse. Teil on nagu mitu inimest, kes on teie ellu põimitud niimoodi, et nad on teil alati õigel ajal õiges kohas, et kui te ei tea, kuhu edasi minna, siis need inimesed, just kui öeldes paar sihukest sõna, eks ole, teiega vesteldes, te saate nagu idee, et vot seda ma peangi tegema. Nii, mis praegu teie elus toimub? Te tahate justkui kaitsta ennast igasuguste süüdistavate ja haiget tegevate sõnade eest. Seepärast, et siin on selline edasiliikumise soov väga suur ja te tahaksite hakata justkui sinna kuskile teele asuma, aga te ei taha, et teie suunas mingisuguseid halbu sõnu öeldakse. Te üritate olla hästi tark ja hoida enda sees tasakaalu. Kuigi te tunnete ennast ohvrina ja teil ka süda nagu valutab selle pärast, et siin on asju, siin on kõik nagu, need on 3 kõik suured arkaanid siin ja teil on tõesti mingi mure. Teil on tunne, et ei saa seda lahendada, sest ta see varastab teid nagu hingerahu. Te üritate jääda tasakaaluga, otse mure, mis teil on praegu. See löövib teid hingerahu, kuigi üritate seda kogu aeg nagu endast tasakaalu uuesti tagasi saada. Mis teie elus praegu toimub? Oi, teil on kiusatus, mis täiesti tekitab siin torni, mingisugune šokk, midagi siin, kas mingid vanad mõttemustrid, midagi lõhutakse ära, sest te avastate, et siin on mingi armu kolmnurk, kas siis, ja te saate aru, et see on nagu tõde, et te peate nagu, et oligi hea, et see teid šokeeris, oligi hea, et see asi nagu välja tuli. Jah, see šokeeris teid, see tõde, mis välja tuli, aga samas teil on hea meel, et ongi õige, et hea, et ma teada sain, midagi sellist. Et eks te siis proovige aru saada, et kas see, mis ma rääkisin, käis teie kohta või mitte. Nii, ja nüüd siis hakkame vaatama. Et šokeeriv uudis, mis raputab teie maailma. Nii. Mis see on siis see šokeeriv uudis, mis teie maailma täiesti raputab? Mis on see šokeeriv uudis?
tänu sellele, et keegi teid siin kuskil aitas, kas näitas, kuhu edasi minna, teil tuleb mingi tüli sellega seoses. Aga samas te teate, et see, millest teid aidati, see on väga hea ja positiivne asi, mis teid teeb õnnelikuks ja rõõmsaks. Samas teil enda sees käib selline nagu võitlus, seepärast et teil on tahtmine edasi liikuda, tuleenergia on päris suur siin. Mis on see šokeeriv uudis? Teid hoiatatakse, et te peate jääma tugevaks, tasakaalu, sest mingisugune täiesti uus asi teie elus võtab täiesti uue pöörde, läheb kiireks ja see nõuab nagu tasakaalus olemist. Midagi uut te saate tõesti teada, see tuleb päris kiiresti, öeldaksegi, palun ole nüüd tugev, et teie teed kuskile viivad nüüd lähitulevikus, midagi uut saate teada, mingi uus tee, mingi uus asi teil avaneb. Aga see tulevikus toob teile hingerahu, võib-olla leiate hoopis uue kodu, uue elamise ja seal on teil hea olla. Aga esialgu see ikkagi natuke raputab teid, seepärast kohe ongi siin hoiatused, ole tugev. Ega head asjad ka teinekord hirmutavad ju, šokeerivad. Nii, šokeeriv uudis, mis raputab teie maailma. Kellegile meesterahvale ei meeldi need plaanid, mida te olete talle teatavaks teinud, et te kavatsete seda teed minna, et see on teie kutsumus, et te tunnete oma südamekutset, ma pean sinna minema, ma pean seda tegema. Sellele mehele see üleüldse ei meeldi. Kohe üleüldse ei meeldi. Ta mõtleb, hei, sa oled illusioonides, see on kõik vale, on ju. Et sa ei tea, mida sa teed. Ta nagu kuidagi, ta ei toeta teid. Ta ei toeta teid. Mis on see šokeeriv uudis, mis raputab teie maailma? Unes tulevad teile mingisugused ilmutused, mingid näpunäited, juhendid, kuidas elus edasi liikuda. See annab teile veel rohkem julgust. Te teate, et ma teengi õiget asja, mul ongi õige tunne, et ma peangi siin teatud olukorda muutma, et aeg on käes. Te lausa kirjutate märkmed üles, mida te unes näete, et meelest ära ei lähe need asjad, mida te unes nägite. Teil on nagu kõrgemad jõud ka täiesti toetavad kohe, annavad nagu nõu. Mis on see šokeeriv uudis, mis raputab teie maailma? Näete, vana valu, kõik kaob ära, tuleb maailm, tuleb uus võit, teie asjad hakkavad paremaks minema. Te veel ei usu sellesse, te isegi hakkate kahtlema natukene, et äkki see ikkagi ei ole nii. Või keegi istutab teise kahtluse seemne. Ja keegi inimene, kes tahab läbi kavaluse, sest ta nagu tunneb, et te hakkate nagu uut teed minema, teil avanevad hoopis uued võimalused. Keegi inimene tahab seda ära kasutada ja justkui teilt selle õnne varastada, juhatada teid nagu valele teele. Aga tegelikult te juba teate, kuhu te lähete. Teie tee on juba ette valgustatud. See inimene, kes tahab teil salaja midagi sihukest halba teha, tegelikult see ei lähe selle inimesel läbi. Nii, šokeeriv uudis, mis raputab teie maailma. Teil on kahju, et kodus ikkagi see jutuajamine ei õnnestunud. See tuleb ikkagi suur tüli ja kuidagi nagu te hakkategi tegutsema. Te saategi aru, et nii, et siin ei ole mulle midagi teha, see suhe, et see nagu sai nüüd läbi ja võib-olla hakkategi ettevalmistusi tegema oma äraminemiseks või ärakolimiseks. Ja te olete nagu hästi kindel, et nii, seda ma teen või et sinna ma lähen. Te olete nagu hästi kindel oma otsuses. Šokeeriv uudis, mis raputab teie maailma. Ja see mees tõesti tulebki teie ellu. Te võtate vastu teda siukse nagu muigel näoga.
te suhtlete algul hästi kergelt niimoodi, üksteist samas nagu uurides, aga nagu poolnaljaga, eks ole, aga üksteist tegelikult teraselt jälgides, kuidas nagu noh, te üksteisega suhtlete, on ju. Ja see mees tegelikult on suhteliselt hästi kindlustatud ja ta teab täpselt, mida ta tahab. Ta on niisugune rahulik, stabiilne meesterahvas ja siin näitab, kui õnnelikuks see mees tegelikult teid teeb tulevikus. Näete, siin on täielik küllus, nii nagu on siin küllus. Natuke asjad on pilla-palla, aga teie tulete, näete, ilusti on laud korras, kõik kaetud, kõik on tehtud, on ju. Et see kodu kohe nagu vajab naise kätt, et siin oleks kõik asjad ilusti korras ja see mees tuleb teie ellu ja see ongi see muutus, mis tegelikult teid siin nüüd lähiajal ees ootamas on. Mina ütleks, et sellel aastal. Mina ei näe, et siin kuskil kaugele, minust on selle aasta jooksul nagu juhtub kõik. Mida kõrgemad jõud tahavad selle teema kohta öelda? Nad ütlevad, et ära hoia nii kõvasti kinni oma vanadest asjadest. Et lase elul ennast üllatada, las sünnivad uued asjad, las sina saad hoopis teise staatuse, see, mille sa päriselt väärt oled. Et lase lahti oma hirmud, lase kõik oma südamevalu, mis on, et lase see kõik lendu, lase see kõik vabaks. Et sind on ootamas hoopis midagi uut nagu ees. Selline oli siis tänane ladumine. Aitäh teile kõigile. Pange like, kirjutage kommentaar. Uued tellijad vajutage, uued tulijad, vaatajad, vajutage palun telli nuppu, see on tasuta. Vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavituse, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.